Pühapäeval rääkisin siin, et inimkond on väga tugevasti valede vangis ja väga hea, kui seda teada saame ja sellest valemangist välja pääseme. Aga küsimus on nüüd selles, et ainult see ei aita meid, et kui me sellest valest lahti saame. Meil on vaja hoopis seda selget eesmärki, meil on vaja seda tõde ja no kui nii lühidalt ütelda, tegelikult meil on vaja Jumalat tunda. Sellepärast, et võtta, ütleme, et kui piiblit loeme ja ma usun sedasi iga jutlus, mida me nagu ka jutlustajatena teeme, siis me räägime ju kõiki asju maksimaalselt. Kui hakkad rääkima mingist teemast, siis on see kõige tähtsam, nüüd see kõige tähtsam asi ja meil on neid kõige tähtsamaid asju siin aasta jooksul korduvalt ja korduvalt, mida me muudkui niimoodi räägime. Apostel Peetrus ütleb sedasi, et usu eesmärk on hingede pääste. Ja sellepärast tõsi see on, et inimeste päästmisele tulek on väga tähtis asi. Ja kiitus Jumalale, et Jumal on selle võimaluse meile kinkinud. See ei ole meist enestest, ükski ei saa ilma isa tõmbamata tulla, see on niimoodi, et võtta sinna päästepaati ikka oma pead ei roni. Sellepärast, et võtta, siin on niimoodi, et ikka väga selgelt on tegelikult on taevas selles asjas mängus. Jeesus ütleb, et ükski ei saa tulla pääste juurde, kui isa ei tõmba. Pääste on küll olemas, pääste on tehtud ja usu eesmärk on see hingede pääste, see kõik on nagu olemas. Aga seal on samuti see variant väga tugevalt on see, et Jumal on tegelikult oma valikut tegemas. Jumal ehitab ju tegelikult kogudust, Kristus ehitab kogudust, seal on niimoodi, et taevasse valitakse rahvast, kutsutakse, ütleme seda pruutkogudust või võtame üldse päästmisele inimesi, kes iganes taevasse saavad ja kallid, see käib Jumala valikul. Vaata, kui inimesed teevad oma sünnipäevasid ka, ka kutsud neid, keda sa tahad. Et ütleme, et vähe on neid, et kes siis tulevad, nii et kutsutud ei ole, ega ei tihka tulemata jäteks. Aga see on selline, et ja taevas on selline asi, seal on kutsutud inimesed. Seal ei ole selliseid juhuslikke, seal ei ole. Ja sellepärast on kiitus Jumalale. Ja muidugi see, kuidas ütelda, kutse on Jumala poolt, ütleme, et põhimõtteliselt on kutse nagu kõigile, pääste on nagu kõigile. Aga selge on see, et meie oma valikuga teeme nüüd ka selle, et kas lükkame ära või ei lükka seda ära. Aga vaata, Jumal teab sedasi ka, et kes lükkab ära. Vaata, tema neid tühje kutseid ka ei saada. Tal on juba see selge algusest saadik, millise inimesega on tegu, keda on üldse nagu mõtet nagu kutsuda ja keda ei ole mõtet kutsuda ja sellepärast on, see on palju peenem teema. Ja sellepärast kallid, aga ütleme, et üks tähtis asi on see päästmise lugu. Ja ütleme, et Jeesus ütleb sedasi, et kui teil oleks usk kui sinepivakene, et siis saaksite mägesid paigutada teisale. Ja ütleme, et me vahest võtaksime nagu selle asja kätte, et küll me tahaksime neid mägesid ka ümber paigutada ja lahendada siin selles maailmas asju ja vahest ütleme, võtame ka kätte, hakkame palvetama, et liigutame midagi ära ja ja võib-olla vahest natuke liigutab ka. Aga üldiselt on see nii, et ütleme, jälle tuleb nagu ära tabada sedasi, et kas selles on Jumala tahtmine. Ütleme, et ma hiljem tulen nagu selle juurde ka veel, et vaata, kui me tema tahtmist mööda palume, selleks, et Jumala tahtmist mööda paluda, on vaja Jumalat tunda. Ja sellepärast muidu me võime väga tugevalt mööda panna. Meil on omad soovid ja mõtlen, et ja see on teadagi sedasi, et Jumala rahva hulgas on väga palju seda sorti soovi, et me saaksime väga hästi ära elada selle oma 78 aastat. Ja see on väga tugevalt on tegelikult see Jumala rahva hulgas, see soov olemas. Me tahame, et me oleksime terved ja et meil oleks süüa ja et me oleksime hoitud ja et me oleksime kaitstud ja inglid meid kaitseksid ja meil oleks kõik hästi ja Paulus ütleb muidugi, et väga kehva lugu, kui ainult selles elus tahate hästi ära elada ja kui nagu see mõte nagu kaugemale ei lähe, see hingede pääste, see nagu läheb eks kaugemale juba, et selles mõttes. Ja ongi nii, et ja me tahame nagu neid õnnistusi kasutada siin selles maailmas, et neid oleksid. Ja ütleme, et ja vahest on see selline, et tahame Jumala riiki jõuda, leiame, et piiblist on mõned sellised ka, et kuidas selle Jumala riigiga on, et kuidas sinna saada, kuidas seda pärida. Nüüd ongi sellega küsimus, et kus on see Jumala riik meie jaoks? Tegelikult on niimoodi, et see Jumala riik, nagu Jeesus õpetas, ütles ka, et see on seespidi meie sees, see on juba siin selles maailmas. Väga paljuski on, ütleme, et inimestel on nii, et kui ära sureb, et siis on see Carstvo Božje, tead, et siis on need ikka haua juures on sedasi, siis ikka nüüd, siis hakatakse Jumala riigist rääkima. Nii kaua kui elas, nagu seda Jumala riiki eriti ei olnud. Aga siis, kui ära suri, siis on nüüd siis läheb Jumala riigi jutuks läheb lahti. Aga kallid, tegelikult on nii, et see Jumala riik peab olema siin ja see Jumala riik on muidugi ka seal. Ja sellepärast on see nii, et vaata, meie need igatsused peaksid olema nagu siiski nagu õiged, sellises mõttes nii, nagu nad on meie jaoks. Ja nii ta on.
Näiteks võtame ühe koha lahti, et õppida nagu tundma natukene Jumala riiki ka. nüüd on nii, et Rooma kirja 14. peatüki ja 17. salmid on lahti. ja Rooma kirjas on see üks väga armas salm, mille kohta meil on lauludki tehtud, et õigus ja rahu ja rõõm pühas vaimus ja et see on Jumala riik. aga nüüd täna loeme seda, nagu seda kohta nagu selliselt natuke teistmoodi. Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, võtta, ega kui tavaliselt me laulame sedasi, seda laulu, et õigus, rahu ja rõõm ja pühas vaimus, ega me siis sellisest söömisest, joomisest ei laula. Sest see on nagu kuidagi, see ei sobi nagu kokku kuidagi meie selles ilusas laulus. Et meil on ikka õigus ja rahu ja rõõm ja pühas vaimus me muudkui paneme. Aga me näeme sedasi, kui Paulus seda kirjutab, siis ta kirjutab millegipärast söömisest ja joomisest üldse. Ja see on, ja teate, meile see on küsimus, see küsimus on tegelikult see 14. peatükk, ütleme, see lihtsalt räägib sellest, et kuidas sa suhtud teistesse inimestesse, kuidas sa suhtud nendele, kes on natukese nõdremad, kellel on seal mingisugused söömise probleemid ja omad arusaamised ja asjad ja mõni arvab, et võib kõike süüa ja teine arvab, et ei või ja sellepärast on niimoodi, et ja Paulus õpetab tegelikult ühte asja, et Jumala riik on see, 13 salm, et ärgem siis mõistkem kohut üksteise üle, vaid pigem võtkem kohustuseks mitte vennale siis olla komistuseks või kiusatuseks. Vaata, see on Jumala riik. Ja vot siis võid laulda sen otsa, et õigus ja rahu ja rõõm pühas vaimus. Kui oled selle teema nagu ära lahendanud. Ja et lihtsalt ei ole sul mingisugune niisugune teema, et sa ei saa naabrist nagu aru ja võib-olla ei luba tal oma suhtumisi nagu võtta ega hoida. Aga ütleme, et Jumala rahva hulgas on tegelikult seda väga tugevalt ju, kuidas meie ikkagi tahaksime nagu ikkagi ütelda, ma arvan sedasi, et meie vist väga ei rõhuta siin sedasi, et me see kõige õigem kogudus oleme. Poleme me siin mingi õigem kogudus midagi, kiitus Jumalale, et Jumal on meid kutsunud ja tema omad me oleme ja võime siin, võiks ütelda, õppida ja areneda. Aga üldiselt on väga palju on siiski seda suhtumist, et kuule, et ikka nagu selline õige väga asi on. Ja sellepärast, tead, see ei ole õige suhtumine. Issand on õige, kelle juurde me oleme tulnud, kui me kuulume sinna, hea kohta on niikuinii. Aga seda, meie seda piiratud arusaamist, kui me veel Jumalat vähe tunneme, ei tasu väga õigeks kiita. Sellepärast, et meil on kindlasti veel seda maad, et meie armastus kasvaks ja et me võiksime nagu mõista. Jakobuse kirjas on öeldud sedasi, et kui su õde või vend on alasti, ma võtan selle koha ka lahti, sest et nüüd üks oli selline söömise lugu, teine niisugune lugu oli, kellel süüa ei olnud, siis on see Jakobuse kirjas 2. peatüki 14-17 salmid, kus Jakobus jälle juhib tähelepanu asjadele ja ütleb, et mu vennad, mis on sellest kasu? Kui keegi ütleb, et mul on usk, aga tegusid tal ei ole, kas see usk suudab teda päästa? Kui mõni vend või õde oleks alasti ja neil oleks puud igapäevasest toidusest ning keegi teist ütleks neile, minge rahuga soojendage end ja sööge kõhud täis, aga te ei annaks neile ihu jaoks seda vajalikku, mis on siis sellest kasu. Nõnda on ka usuga. Kui sel ei ole tegusid, siis see on iseenesest surnud. Jälle, see on tegelikult teistele inimestele suunatud asi. Nagu ütleme, siin selle koha peal oli samamoodi. Rooma kirjast lugesime, et jäid teised inimesed sinna sellesse Jumala riigi asja sisse. Ja siin samamoodi on jälle, kui on usk, siis see usk on seotud ka teiste inimestega. Ütleme, hea küll, siin oli veel isegi täitsa leebe värk, et õde või vend, et ütleme, ja see on isegi täitsa normaalne veel, et õdede vendadega katsume hakkama saada, eks. Aga Jeesus õpetab sedasi, et ja samamoodi siis ütleme, Jeesus õpetab, eks, et me peame vaenlast armastama ja vaenlasest palvetama. Ja ma usun sedasi, et me selles väga usinad ei ole, täna püüame olla, isegi palvesoovi on selles nagu suunas tänaseks õhtuks tulnud, mul oli see mõte juba, jutluses oli juba sees. See on issanda soov, see on tegelikult Jumala riik, ta õpetab Jumala riigi asju. Et siin on, ütleme, et siin selles maailmas on see selline, niisugune, see vaenlase otsimine on nagu mingisugune positiivne asi, et vaenlane nagu ära kaduda ei taha, sellepärast, et inimestel on seda nagu vaja, sest et vaata see hirm vaenlase ees ja riigid tarvitavad seda. Siin oli, et Venemaa pakkus ju tegelikult
siin vahepeal, kui see Nõukogude Liit ära lagunes, et nemad tahavad ka NATO-sse minna. ja et võtke vastu, et siis on probleem lahendatud, me oleme kõik seal üheskoos. Et siis meil ei ole üksteise vastu sõdimist. Ei no kus sa sellega, et kelle vastu siis me relvi teeme, kui meil kellegi vastu sõdid ei ole, kui me kõik ühte kampa heidame. See oli nende jaoks oli see nagu mingi ulme, tead, et kas niimoodi ka võiks, et hakkame sõbralikult koos kõik elama. No ja muidugi ei tahetud ja eks me naudime seda vastasseisu praegusel hetkel, mis siin selles maailmas praegusel hetkelgi just niimoodi on. aga me näeme sedasi, et see maailm tarvitab, ütleme, selle maailmavürst tarvitab nagu seda vaenuajamist nagu sellisel ütleme, valel moel. Et seda tekitada neid piirisid ja vihasid. Aga Jeesus õpetab, ei, et armastage neid, palvetage nende eest. Kui sul, ütleme, ja nüüd on niimoodi, et tegelikult siin on nii, et Saalomon õpetab seda ja ka Paulus ise õpetab, Pauluse kiri on siin lähemal. See Rooma kirja 12:20, see on tegelikult õpetuse sõnadest võetud mõte, kus Paulus õpetab ja ütleb seda, et ütleb nõnda, et tarvitab siin neid Salomoni mõtteid siis 12:20, eks. Veel enam, kui su vaenlane nälgib, toida teda, kui tal on janu, anna talle juua, sest seda tehes sa kuhjad tuliseid süsi tema pea peale. Ja põhimõtteliselt on see niimoodi, et see on õpetuse sõnade seal 25. peatükis ja 21. salmis ka, seesama jutt on tegelikult kirjutatud sinna ka. Ma ei hakka seda kohta lahti tegema. Ja sellepärast, kallid, see on tegelikult, vaata, see on niisugune selline jumala riigi õpetus. Salomon sai ju selle tarkuse jumala käest, ta palus. Mul on vaja seda mõistust, jumal uuendas ta mõistust niimoodi, et niisuguseid asju rääkis. No muidugi, ütleme, teise Moosese seal, ütleme, 23. peatükis, Vana Testamenti võiks lugeda siin koha peal, on need õpetused ka, et kuidas sa oma vihamehe näiteks ärjaga pead käituma ja teeme selle lõigu ka lahti, seal tegelikult pikem lõik isegi võiks täitsa lugeda, aga kõigepealt oli mul tahtmine lugeda seda 4. 5. salmi. Kui sa kohtad oma vihamehe eksinud ärga või eeslit, siis vii see temale tagasi. Vaata, et loomaga on niisugune lugu, et ulgub ära kuskile ja on ta vihamehe oma, ikkagi pead aitama. Kui sa näed vihamehe eeslit koorma all lamamas, siis ära jäta teda maha, vaid aita ta lahti päästa. Sellise suhtumisega, just et Vana Testament õpetab samamoodi väga tugevalt armastusasja. Aga nüüd ütleme, võtan selle lõigu, see on nii inimeste vahelistest suhetest, nagu ma ütlesin juba, ära levita valekuuldusi. Ära levita valekuuldusi. Ja vaata, lugu ongi selline, et vaata, kui palju juttusid on ümber ringi, kas või uudistest kuuled. Aga tead sa, need on need õiged või valed? Me oleme vahest kogemata neid valekuuldusi levitanud, sest niisugune tundub, niisugune äge jutt ja et võiks ju nagu rääkida küll. Aga täitsa ettevaatlik peab olema, et ära levita valekuuldusi. Ära löö kätt õelaga, et sa ei saaks valetunnistajaks. Ära järgne jõugule kurja tegema ja ära kosta riiu asjas jõugu järele paendudes, et sa õigust ei väänaks. Ära ole viletsa kasuks erapoolik tema riiu asjas, siis on need härjad eeslid vahepeal, eks. Ära vääna su juures oleva vaese õigust, 6. salm, eks, tema riiu asjas. Pettuse asjast hoia eemale ja sa ei tohi tappa süütut ega õiget, sest mina ei mõista õigeks ühtegi õelat. Ära võta meelehead, sest meelehea pimestab nägijaid ja teeb õiget asjad segaseks. Võõrale ära tee häda, te ju mõistate võõra hinge, sest te ise olete olnud võõrad Egiptuse maal. No vaata, kui tervendav on tegelikult lugeda Jumala sõna. Kui natukesegi loed sedasi ja kui sa lased need sõnad endale sisse, kui sa võtad need vastu, siis see on sulle selleks valguseks sellel teerajal ja see on suureks õnnistuseks tegelikult elus elamiseks siin selles maailmas. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on Jumala sõna ja aidaku meid Jumal, et me nagu oskaksime vaata tema sõna kaudu, vaata Jumal ja ta sõna on seesama. Kui ma täna ütlesin, me tahame Jumalat õppida tundma tegelikult, et Jumala tundmine on väga tähtis asi, jõuame selle mõtte juurde veel, eks, ja siis ongi niimoodi, et üks kindel asi on see, et tema sõna tegelikult tuleb tunda. Ja nüüd ongi nii, et sõna tunneme, eks usk tuleb kuuldust, aga kui Hebra kirja 11:6 on öeldud sedasi, et ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane. Nüüd ongi niimoodi, et vaata see, ma natukese nagu otsin seda praegusel hetkel, et mida me siin ilmas tegema peame. Ütleme, et näed, et kas seda evangeeliumi väga kuulutama, et ütleme, et kui ütleme, et apostel Paulus oli kutsutud selleks ja ta tegi seda, aga kui nüüd natukese mõelda, kuidas Paulus seda tegi, ta tegi tegelikult seda seal,
kus jumal tal lubas minna, kuhu talle keelas sinna ta ei läinud, Rooma tahtis mitu korda minna, lõpuks ta sai vangina sinna minna, aga see ei olnud kõik nagu niimoodi, et lihtsalt oma käes, et teen, mis tahan. Ei, absoluutselt ei olnud seda, siis vaata lugu nii, et kes ehitab seda kogudust siin selles maailmas, eks ikka issand ehitab. Ja sellepärast on see niimoodi, et me võime täiesti, võiks ütelda, valede inimeste juurde minna ja sellises mõttes, et noh, meie läheme sinna ehitama, et vaatame, et kuule, et me teerime need jumala riiki. Ja me võime tegelikult tegeleda sellise asjaga, millel mingisugust mõtet ei ole. Paulus ise ühel hetkel, vaata, kui ta juba palus, siis läkitati see Ananias tema juurde, kes ütles, et kuule, mine nüüd, ja ta juba palvetab ja juhata teda seal nüüd edasi. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et väga oluline on tegelikult olla nagu kuulekas ka Jumalale, ilma usuta on võimatu Jumalale meelepärane olla. Ja ta annab palga neile, kes teda otsivad, on seal, peaks see Hebra kirjas 11 siis ja 6 nagu olema. Et seal tuleb ka see tasu, ma teen selle koha ka praegu lahti, näed, eks ilma usuta on võimatu olla meelepärane, kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et ta on olemas. Kallid, võtta, Jumalat me ei näe, mitte keegi. Ja sellepärast me kõik tegelikult usume, et Jumal on olemas. Ja me keegi ei ole Jumalat näinud. Sest et noh, nii on öeldud sedasi, et sõnas, et ei olegi näinud, Jumala ainusündinud poeg on ilmutanud, lood Jeesusest aga vaata, huvitav on see, et ja me usume. Me oleme nagu veendunud selles. Usk on loodetava tõelisus, nähtavate asjade tõendus, eks. Ja see on esimeses salmis, eks. Ja me tegelikkuses on nii, et me oleme kindlad, me usume ja sellepärast usk ongi üks selline asi, et teistel ongi sellepärast on väga imelikud olete, tead, et Jumalat te näinud ei ole, käite seal palvetate ja usute ja sellist elu te elate. Aga vaata, ilma usuta ongi võimatu Jumalale meelepärane olla ja me ei saagi teisiti. Me peamegi tegelikult uskuma. Ja siis ongi niimoodi, ja siis on öeldud sedasi, et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Ja sellepärast on vaata täna, oleme samamoodi nagu otsimas seda Jumala tahet ja nagu olen juba nimetanud sedasi, et ma täna panen selle rõhu Jumala tundmise peale, et me leiaksime nagu Jumala selliselt, et me õpiksime tegelikult tundma, teda aru saama. No Jumal on nii suur, et nagu on öeldud sedasi, meil kulub terve igavik ka veel selleks, et Jumalat tundma õppida. Aga tähendab, kui Jumal ütleb, et teda on võimalik siin otsida ja tundma õppida, siis siin on see tamamoodi on võimalik. No nii, sellises mahus, igale ühele, kuidas me keegi seda suudame vastu võtta ja sellepärast on nii, aga see soov tegelikult meil igal ühel peab olema. Ja kiitus Jumalale, otsige esiti Jumala riiki, muud saad pealegi, eks. Ja nüüd ongi niimoodi, et see tänane sõnum, et tunda Jumalat. Vaata, mis tähendab Jumalat tunda. Kui sa kedagi tunned, siis reeglina peaks olema niimoodi, et see, keda sa tunned, tunneb sind ka. See ei ole niisugune teleka tutvus. Ma ütleme, et praegu ma nii telekat peaaegu ei vaatagi, aga ma mäletan, et see oli ükskord niisugune Tallinnas, et üks see Aktuaalse kaamera diktor siis tuleb seal, uudistelugeja tuleb tänaval vastu ja ma tahaks nagu tere ütelda. Ja siis mul tuli niisugune naljakas tunne peale, aga mis ma talle tere ütlen, et tema ju mind ei tunne. Et mina tema nagu küll tunnen, eks, et nagu ta tuttav nägu tuli vastu, tahaks tere ütelda. Aga siis taipasin seda mõttetu jama ju, et niimoodi lihtsalt tervitada. Aga sest, et see on nagu selline ühepoolne asi. Ja nüüd on niimoodi, et kallid, vaata, Jumala tundmisega on kindlasti selline lugu, et see pole mingisugune tundmine, kui see on selline ühepoolne asi. Vaata, Jumala sõna ütleb väga selgelt, et Jumal tunneb omi. Ja vaata, ja tema omad tunnevad teda ja tunnevad ta häält, Jeesuse häält ja me tunneme tegelikult, tunneme püha vaimugi. Me tunneme ära kurjad vaimud, me tunneme püha vaimu ära. Oled vahest saanud kogeda sedasi, niisugust kurja vaimu selliseid äkilisi, tead, kohalolusid, tead, vahest on niimoodi, võtad inimese peale, tead, niisugune Iisabeli vaimistus autos, et õudukas hakkas järgmine hetk, et saad aru sedasi, et ronis sisse üks ja kohe on niimoodi, et enam hingata ei ole, sest et keegi võttis nagu selle paiga nagu lihtsalt niimoodi üle. Ja see vaimne maailm on tegelikult täiesti kogetav ja tuntav. Ja sellepärast meie samamoodi oleme siin seda kogemas ja tundmas. Ja sellepärast ma usun sedasi, et valdavalt me tuleme nagu ikkagi kokku sellepärast, et vaata, me kogeme sedasi, et kus on Jumala vaim, seal on vabadus, seal on hea olla, see on tegelikult meid väga, väga tõmbamas. Nii et väga tähtis on tunda isa, poega ja püha vaimu. Keegi ei ole isa näinud, aga
isa tunda tegelikult meil on võimalik. Peetrusele Jeesus ütleb, et noh, või õigemini Jeesus ütleb jah Peetrusele seda, et vaata, isa ilmutas sulle selle koguduse asja ja ilmutas seda asja ka samuti, et noh, et kes mina olen. Ja sellele ilmutusele nüüd rajan selle koguduse ja noh, ütleme, et seal oli selline erinev moment. Ja Jeesus ütles, et vaata, seda on isa ilmutanud. Muidu Jeesus kogu aeg rääkis ise neid asju, mida isa rääkis talle. Aga ühel hetkel ta ütleb sedasi, aga kuule, Peetrus, nüüd isa ütles sulle. Et vaata, see on nüüd praegusel hetkel sulle isa käest, sest et no teisiti see võimalik ei ole ja ta lihtsalt on ilmutanud sulle seda. Ja sellepärast on see nii, et meil on väga tähtis, et me just tunneksime Jumalat. Tunneksime ära Jumala vaimu, tunneksime ära, kus seda Jumala vaimu ei ole. Sellepärast, et ütleme, et see vaimumaailm tahab tegelikult väga, väga järgi teha. Ja sellepärast on neid, nii nagu oleme siin rääkinud, et on neid valesid vendasid ja valeapostleid, meil on vaja tegelikult need ära tunda. Ja me ei pea tegelikult siis oma seda tunnetust häbenema. Et noh, et selle järgi toimida, kõnni minema sellise koha pealt, kus sa tunned, et kus ei ole Jumala vaim tegutsemas, kus inimesed lihtsalt Jumala nimel tegutsevad ise. Ja sellepärast seal absoluutselt olema ei pea. Issand on tõotanud, et ta on igal päeval meie juures ajast otsani ja nii, et need on väga sellised võimsad asjad. Püha vaimu koha pealt on, ütleme, väga mõnus nagu teada sedasi, et püha vaim lohutab meid. Ta juhatab meid kõigesse tõtte, eks. Ta tuletab meile meelde seda, mida Jeesus on rääkinud. Püha vaim mingit kuulujutte ei räägi meile. Saad aru, et seal ei ole mitte kahtlustki sedasi. Kui ta räägib, siis ta räägib tegelikult väga niisuguseid olulisi asju. Ja sellepärast on see niimoodi, et sellepärast ja teised vaimud, igasugused, võivad kõikesugu juttu rääkida ja laimata ja süüdistada ja valetada ja kõik, mis iganes. Aga kiitus Jumalale, et näed, täna võime nagu seda Jumala tundmise poole pealt midagi siin püüda õppida nüüd, eks. Ja sellepärast nii see on. Nüüd ongi selline, et paljud inimesed lepivad väga väikese Jumala tundmisega, ütleme selline, et kui on häda, osadel ongi, ja osad tunnistavad sedasi, kui mul on häda, siis ma jõuan Jumalat appi. Ja ongi selline lugu, et vaata, et 112, meil peab ka see number siin seina peal olema, et inimesed peavad seda numbrit teadma ja kui on häda, siis helistad. Ja ja ongi niimoodi, et sellel numbril ei tohigi niisama helistada, et ma iga päev helistan, et mul see number meeldib, et ilus lühke number ja ma muudkui helistan sinna. Ei, see ei ole selleks see number, absoluutselt, eks. Ja osadel ongi see Jeesus, ütleme, selliseks päästjaks, keda siis tarvitad nagu sellistes eriolukordades ja nii, kuidas inimese arusaamine on. Et ma mäletan, üks õde kunagi oli, külmkapp läks katki ja siis tema ei teadnud sedasi, et isegi selle asja pärast võiks paluda, et kuidas selle asja ära lahendada. Kas külmkapi pärast tohib ka paluda? Ma ütlesin, et ikka tohib, et mis on sinu vajadus, kõikide asjade pärast võib paluda, et mis su elus on vaja. Ja sellepärast vahest on lihtsalt oleme piiratud nendes asjades. Ja niimoodi ongi. Ja vaata, kui sa helistad ja kui sul on tõesti vaja ja päästjad tulevadki. Aga tead, mis juhtub nendega? Nad lähevad varsti ära. Meil ka, kui siin koguduse kuur põles ja see sein põles ja nad kustutasid ära ja läksid minema. Olgugi, et üks mees oli natuke tuttav ka, kes seal kustutas. Aga ikkagi läks tema ka minema. Neid ei huvitanud, natuke veel suitsesid otsas, mina jäin valvama, et edasi põlema ei läheks. Aga nendel oli oma missioon, oli täidetud ja aitäh, ja nad läksidki minema. See on selline, ütleme, selline kontakt päästjatega, lihtsalt, et kui sul on see hädaolukorras on selline. Aga teine asi on niimoodi, et kui sul on päästjad tuttavad. Põhimõtteliselt on niimoodi, et meie koguduses, ütleme, nii lausa nimekirjas, paar venda, kes töötavad päästjatena. Nad on meile tuttavamad, nad tulevad kogudusse ja nad kiidavad Jumalat ja me tervitame üksteist ja vaata, siis on see selline, et meil on juba nagu mingisugune tutvuse side niisuguse paari päästjaga. Ja see on hoopis niisugune teistsugune lugu, ütleme, ja vahest räägid nendega sedasi, et kuule, seal oli see tuletõrjeauto seisis ja mis seal siis juhtus ja vahest saad mõne niisuguse asja rääkida, sellepärast, et ega sa muidu nendega rääkima ei läheks, aga tutvusega saad vahest nagu mõne asja nagu teada, mis on juhtunud ja sellepärast nii see on. Aga nad on ka tuttavad, aga teate, siin on üks kategooria on veel, vaata, aga mõni elab päästjaga koos, ma mõtlen nende päästjate abikaasasid. Sa mõtle, kui tore on niimoodi elada, sul on tuletõrje endal kodus, tead. Ma ei tea muidugi, kuidas see elu siis seal on, et kas siis pead seal kõik igasugused
tuletekid ja värgid ja tulekustutid ja kõik peavad olema seal kogu aeg igal pool, et noh, võib-olla kui väga rangelt võetakse, ei oska ma seda nagu võtta, aga ma toon selle näite nagu selle koha pealt, et vaata, et ma liigun nagu sinna selles Jumala tundmises nagu selle pildi kaudu nagu lähemale, et elada nagu koos issandaga. Ja seda võimalust tegelikult meie issand meile tegelikult pakub. Ja see on täiesti teine tase. See on niimoodi, et vaata, see on, ütleme seal, noh, kas see Johannese 14 ja 23 peaks olema see, kus see võimas salm, mõni salm on mul noh, eriti armas ja jääb meelde, kus ta on, eks, 14.23. Jeesus vastas talle, kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda, pane tähele, isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Ja nii, et kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid isa sõna, kes on minu saatnud. Seda ma olen teile rääkinud teie juures viibides, aga lohutaja püha vaim, kelle isa annab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Noh, ja siis räägib, et rahu jätab ja see mõte läheb sealt edasi, eks. Aga kallid, vaadake, nüüd ongi sedasi, et see, me tuleme ja teeme eluaseme. Et kui keegi armastab mind ja sellepärast on see niimoodi, et vaata selles Jumala tundmises me saame niimoodi edasi minna, et Jumal teeb meie juurde oma eluaseme. No kunagi oli noortele siin üks niisugune näidend, oli tehtud sedasi, et vist mingid külalised olid ka veel sedasi, et noh, et südames on mitu tuba ja siis ja saatan tuleb, koputab ja siis ikkagi nagu sai, aga kui kõik need südametoad, ütleme, et olid siis Jeesusele ära antud, siis oli nii, et kui koputus tuli saatana poolt, siis Jeesus läks vastama ja no lihtsalt noortele õpetati, et tervenesti tuleb ennast anda issandale. Et siis on juba selline lugu, et kui issand elab, et tema läheb esimeseks ukse peale, et sina ei pea sinna ukse peale minema. Ja oled siis nagu sellises mõttes nagu issanda kaitse all. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et kui keegi armastab, siis tegelikult on niimoodi, et meil on see tõotus, et Jumal tuleb tegelikult ja vaata, siis on kõik meil, isa, poeg ja püha vaim on meil. Ja sellepärast on see nii, et vaata, see on nüüd Jumala tundmine, sellepärast, et meil on vahest nagu see, nagu sassis, et meil on seda Jeesust kui päästjat vaja ja osad on väga, noh, ütleme, et kogu aeg on nüüd püha vaim ja püha vaim. Teate, kallis, sul on kõike vaja, sul on isa, poega ja püha vaim on kõike vaja. Ära ühtegi põlga. See Jumal, nii nagu ta on ennast ilmutanud meile, me vajame, võiks ütelda seda täies sellises koosseisus, nii nagu, kuidas me iganes tegelikult seda mõistame, lihtsalt võtame vastu. Ja Mattiuse evangeeliumis on seal, ütleme, kui seal välja läkitatakse evangeeliumi kuulutama, siis öeldakse sedasi, et see 10.20 ütleb sedasi, et teie pole rääkijad, vaid isa vaim on rääkija. Just mulle nii meeldib sedasi, et igal pool ei öeldagi sedasi, et noh, püha vaim, sest et noh, vaid et siin on öeldud, et isa vaim on rääkimas, ütlesin 10.20, jah, sest teie pole rääkijad, vaid teie isa vaim kõneleb teie kaudu. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et vaata, kui Jumal elab meis, siis on see niimoodi, et me saame isegi usaldada sedasi, et siis, kui on vaja, siis tegelikult hakkavad need sõnad tulema, mis tulevad Jumala käest ja need on meile siis õnnistuseks ja abiks ja mis on kindlasti siis, ütleme, sellised löövad sõnad, mis lahendavad olukorra ära. Ja sellepärast on niimoodi, et vaata, sa ei jää siis häbisse, sest et kui sul on mingisugused probleemid, kus sa oled asju lahendamas, sind on reedetud ja sa oled raskes olukorras, siis on väga tähtis sedasi, et isa vaim oleks sellel hetkel meid tegelikult aitamas. Ja kiitus Jumalale. Et vaata, me elame siin selles maailmas niimoodi, et lisaks sellele näed, et kui me rääkisime, et Jeesus tuleb, asub meisse, aga ta on isa paremal käel, sest et vaata, Jumal on kõikjal ja ta on eestkost ja nii Hebra 7.25 või 1. Johannese 2.1, kus on räägitud sedasi, et Jeesus on tegelikult eeskostmas kogu aeg tegelikult ja meie asju ajamas. Kallid, meie palved on vajalikud. Ma lugesin täna ka ilmutuse raamatut ja ma lugesin täna, põhimõtteliselt püüdsin lugeda neid kõiki, neid igasugu pitsereid ja pasunaid ja neid vihakaussisid. Ja noh, lihtsalt nagu sellise huviga praegusel hetkel jälle, et vaata, me elame nagu mingisuguses ajas, kus me oleme kuhu jõudnud praegusel hetkel, et kui nüüd jälle lugeda, et mis sealt kätte paistab. Ma ei hakka seda ilmutuse raamatut rohkem nagu, mida ma sealt nägin, praegu ütlema, kuid ütlen seda, mida ma nägin. Ma nägin sedasi, et seal vahel on pühade palved. Vaata, seal on 5. peatükis ja 8. salmis on räägitud sedasi lihtsalt, et vaata, me oleme siin maa peal. No ütleme, et kes need siin pühad on? No ütleme, et vaata,
noh, et kas kirik kuulutab pühaks? No siin pühapäeval Oleviste kirikus öeldi, et esimene see Eesti piiskop või viimane, kes ennem vahepeal oli tükk tühja maad, et see nüüd mitte väga ammu kuulutati pühakuks, see, kes katolikus kirikus oli. Ja no ütleme, et aga kallid, siin ei ole jutt nendest, keda see kirik on suutnud pühakuteks kuulutada, see on omamoodi teema. Issand on meid kõiki tegelikult, keda ta on päästnud, ta on meid pühaks teinud, me oleme need pühad lihtsalt Jeesuse kaudu ja seal mingisugust rohkem kuulutamist selle koha pealt vaja ei ole, aga oluline on tähele panna, et see on, nagu ma nimetasin, 5-8. Ja kui ta oli võtnud raamatu, siis need olevused ja need 24 vanemat heitsid maha talle ette, igal ühel käes kannel ja kuldkausid, täissuitsusrohte, need on pühade palved. Ja sellepärast vaata seal taevas, et need kuldkausid oleks suitsutusrohtu täis, siis on vaja nende pühade palveid. No vot, kas meie täna sinna kuldkaussi midagi lisasime, sest vaata selles taevases Jumala teenistuses on vaja neid pühade palveid, et need oleksid seal. Ja sellepärast nii need asjad, noh, on väga olulised, et täna ma mõtlen sedasi, et ka see on oluline meelde tuletada, aga miks me palume? Sellepärast, et taevas on tegelikult need vaja. Need tegelikult jõuavad sinna ja need viiakse seal Jumala trooni ette ja toimetatakse edasi. 8. peatükk, võtame teise koha ka. Ja siin loeme 3-5 salmini. Ja üks teine ingel, noh, siin on pasunate puhumine, 7 pasuna lugu juba, eks. Enne neid pasunaid on selline lõik, eks. Nii üks teine ingel tuli ja seisis altari ette, kuldne suitsutusastja käes ja talle anti palju suitsutusrohte, et ta paneks need koos kõigi pühade palvetega kuldaltarile, mis on trooni ees. Ja suitsutusrohtude suits tõusis koos pühade palvetega ingli käest Jumala ette. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, need meie palved, noh, ütleme, et vaata, inimestel on niisugune, noh, erinevalt nendesse palvetesse suhtumine, osadel on niimoodi, et noh, et kui ta paneb kirikus küünla palema, et see on palve. No inimesed nimetavad täitsa selgelt, see ongi palve, et ma panin küünla, ostsin küünla, panin ta põlema, et siis on see palve, praegusel hetkel on Jumala ees ja no ütleme, et on see selline, aga siiski me näeme sedasi, et piibel otseselt seda ei õpeta meid, et noh, et küünlaid peaks panema sellepärast, et palvetada, aga ma ei süüdista neid ka, kes seda koos küünlaga teevad, palvetage, peaasi, et palvetate, eks. Ja selles ei ole nagu küsimus, aga vaata, tähtis on see, et need palved jõuaksid sinna trooni ette. Ja seal on tõesti, see on see suitsutusrohtude suits koos pühade palvetega on siis Jumala ees ja siis tulevad vastused ka 5. salm. Ingel võttis suitsutusastja ning täitis selle tulega altarit ja viskas ilmamaa peale ja sündis pikselööke ja kõuemürinaid ja välke ja maavärinaid. Vaata, mis me palume, kui välku lööb. No vaata äikesekaarti, kas pühad palvetavad või ei palveta praegu. Et kas tuleb sealt ka nagu tagasi midagi või sellised, sest need asjad sünnivad sedasi. No ütleme, et tuleb hirm peale, et ei taha, et maa väriseks. Küll jumal teab, kus koha peal see maa värisema peab. Ja sellepärast ta raputab kõike, on öeldud sedasi, eks. Kõik peab raputatud saama. Ja sellepärast on see nii, et aga meie pühadena tegelikult oleme siin ja sellepärast ja kiitus Jumalale, et meie ei ole otsustajad. Meie ei palu maavärinaid, meie ei palu pikseid, meie ei palu seal ühel korral, no Samuel küll palus seda, et Jumal vasta nii, et pikne tuleks. No sai ka vastuse kohe, et tulid, et no see oli väga tähtis hetk, et nad ikkagi usuksid, et Samueli jutt on õige, seal, kui see kuninga valimine seal ja kuninga jutt seal käis, eks. Ja siis ta sai sellisel ajal, kus üldse ei ole, ütleme, Iisraelis mingisugune vihma ega pikk aeg, ta palus selle välja. Ja sellepärast see oli võimas, aga me näeme sedasi, et pühade palved teevad selliseid asju. Ma mäletan ükskord, Võrus olid ühed meie koguduste liidu sellised need, no suvepäevad asjad olid siin ja no mulle anti nagu palvet teha. Ja nähtavasti oli siin meie palvelas oli see palvevärk. No Toivo, no küll sa lapsikult usud seda piiblit, aga ma ikka usun, ikka veel 70 aasta pärast, ikka usun niimoodi, ma ei ole mu usku muutnud, ma täpselt usun niimoodi, et kui me palvetame, siis nad sinna lähevad ja sealt tuleb neid vastuseid. Ja tead, ja osad on niisugused vastused, et nad tõesti on maavärisend ja osasid asju julge rääkidagi, kuidas on Jumal vastanud. Ja tõesti ta vastab, aga vaata, ma ei ole palunud neid asju, aga Jumal vahest oma lahendustega tõesti tuleb väga, väga äkiliselt ja nii on ja sellepärast usume ikka. Nii kui sõnas on kirjas, ega sa ei pea kõike mõistma, aga uskuda saad küll. No, kiitus Jumalale. Näete, et
see on julgustus palvete koha pealt ja me tunneme oma Jumalat sellisena, kes tegelikult ootab tegelikult pühade palveid, sest tema ette lähevad need palved. ja see on üks niisugune aspekt, mida kindlasti Jumalat tundes on vaja ka teada. nii et pühade palved, ära unusta püha, siis ka oma palvetega olla Jumala ees. ja nüüd on niimoodi, et kui me palume tema tahtmist mööda, ma siin, sest et vaata, see on, et mida iganes, ja vahest on läheb see palvejutt läheb selliseks, et mida sa iganes välja mõtled, hakka aga paluma, see ei ole nii. ja see on selline asi, et et siin on kraavi mindud nende õpetamistega ja eks inimesed on saanud seda kogeda, et ega sa mida iganes ei ole saanud, mida ütleme, sa oled uskunud ja tahtnud. Mul on ka neid kohtasid, kus sa oled oma jalajäljed maha teinud, et kus su jaladel tastub, et sulle saab, ei tühjagi ei saa ja midagi teha ei ole, tead. ja aga ütleme, sellisel hetkel vahest on see selline niisugune mõte, et aga Jumal, sa oled oma sõnas ütelnud sedasi. Aga Jumal ei ütelnud sedasi, et sinna tallama minna. Tead, küsimus on nagu vaata selles, et Jumal saatis Abrahami, ütleb, mine sellele maale, mis ma sulle näitan. ja vaata, siis, kui sa seal ringi tallad, vaata sellel tallamisel on mõtet, eks, et kuhu su jalad all tastub juba. Et siis hakkavad need asjad tööle nagu ja sellepärast on see nii, et see ei ole, mis meie ainult välja mõtleme. Jeesus ütleb väga selgelt meile 15:7 Johannesest, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ja see sünnib teile. aga vaata, mida pead olema, oled issandas ja ta sõnad on ka veel, nii et seal nagu teistel sõnadel ruumi ei olegi ja siis palu mida iganes. ja see on see esimese Johannese kirja, vaata, Johannes oli Jeesusele väga lähedane jünger. tema oli selline, kes armastas väga issandat, oli lähedal, oli ta rinnanajal, ise ta Johannese evangeeliumis kirjutab, et see jünger, keda Jeesus armastas, vaata, seal oli väga suur selline omavaheline tegelikult tundmine. nüüd Johannese esimesest kirjast, seal lõpus 5. peatükis on need palvesalmid ka, mida täna siin ka loen praegusel hetkel. 5. peatükis 14 ja 15 salmid siis, Johannese esimene kiri. ja see ongi see julgus, et meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis ta kuuleb meid. aga muidu ei kuulegi. kui me tema tahtmist mööda palume, ja sellepärast on see, ma ütlen täna, et Jumalat tunda, kuidas me oskame, vaata, meil on niimoodi, et kui sünnipäeva näiteid tõin, et kutsutakse, tead, kui me tunneme inimest, siis me võime aimata, mida ta tahab. Et kas ta magusat sööb või ei söö, et kas tal on mõtet kokki viia või mõttetu talle viia. Kas ta kohvi joob või on ta teejooja. Tead, et umbes on selline, vahest ma olen küll poest palud, et Jumal, et ma ei tea, tead, et mida talle kinkida, tead, et naljakas küsida ka, tead, et mida sa talle kingitad, eks, et võid ju täiesti mööda panna selle asjaga. Aga siin me näeme sedasi, et Jeesus ütleb väga, või see Johannes ütleb sedasi väga Jumala palve koha pealt sedasi, et Jumal kuuleb siis, kui me tema tahtmist mööda palume. Meil on vaja tegelikult tunda Jumalat, tema tahet tunda. Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis teame ka, et meil on käes need palved, mida me oleme temalt palunud. Aga see tähendab ikka veel sedasi, et see on Jumala tahtmist mööda palutud palve ja need asjad sünnivad siis. Rohkem ma selle palve juurde praegusel hetkel ei jää, see on täiesti ometi teema, kuidas palvetada, seda võib ju õpetada, eks. Aga nüüd on nii, et see Rooma 12. peatüki algus on see, et vaata, see meele uuendamine. Vaata, see mõistus on meil, teate, mis asi on üldiselt, ongi selline. Vaata, kui ma täna räägin Jumala tundmisest. Vanasti oli või siin vahepeal oli selline, kui hakati niisuguseid majandusasju ja ütleme neid rääkima, siis ikkagi tootmises, et kus on see pudelikael. Et kõik tootmine muidu läheb, aga et siis on kuskil on see selline pudelikael, et sealt ei mahu nagu asi edasi, et tootmine võiks muidu sujuvalt minna ja palju võiks teha, aga kuskil on pudelikael, see oli ikka niisugune pudelikaela jutt, tuli vahepeal ikka sellise näitena nagu sinna. Aga kallid, meie pudelikaelaks on tegelikult ongi see meie mõistus või meie meel. Vaata, see on nii suureks takistuseks, sest me tegelikult paneme mõistusega, panemegi vastu. See on sihuke pudelikael. Et et sealt ongi niimoodi, et Jumal räägib meile, ta tahab isegi, vaata, need tema tahtmise asjad võivad olla sellised, suured ja meile nagu need pähe ei mahu ja sellepärast meil on niisugune tunne, et kuule, et seda ei saa. Aga sellepärast Paulus õpetab, uurige, mis on Jumala meelepärane, mis on see täieline ja ütleme, mis on hea. Seal on nagu see 3 varianti, millist tahtmist võib olla ja millise, tahtmise ära siis õpime ja seda parem see on. Kui me
tunneme seda Jumala täiuslikku tahet, siis see on see kõige parem tegelikult Jumala tundmise variant, milleni ta juhatab. Nüüd on niisugune, ma teen korraks lahti nüüd Jeremia raamatu. No Jeremia raamat on huvitav, tegelikult ma ise sellega ka tegelesin, ma sain nagu sellist käsku ka, et loe Jeremia raamatut, et ta on sellise pöördelise aja raamat, sellepärast et vaata, see oli Juuda riigi tegelikult lõpuraamat. Ta seal, ütleme, kuningas Joosia 13. aastal hakkab Jeremia sõnumeid saama ja siis on kuni vangi viimiseni on, ütleme, tal sõnumid. Ja noh, ütleme, selles mõttes on see nagu selline riiklikult tähtis raamat, et kuidas ühe riigi käsi käib ja kuidas asjad lähevad. Ja siis noh, ütleme, et huvitav oli nagu sealt neid mitmeid asju nagu lugeda nagu selliselt, et kuidas need asjad nagu on. Nüüd ma teen Jeremia raamatu lahti ja ma loen mõningaid kohti, seal jõuame ühe niisuguse huvitava koha peale. No seal on natuke see riigi ja rahva kohta räägitud ka, mis probleemides elatakse, ja ma võtan siit 8. peatükist, hakkan pihta ja see 9. peatükk kuskil 23, ma väga sinna tahan tegelikult jõuda. Aga lihtsalt ette natuke ka. Noh, mis seal on öeldud Jeruusalemma kohta? Nad hoiavad pettusest kinni, nad tõrguvad pöördumast. No Jeremia oli kuulutamas tõde, nad ei tahtnud seda tõde kuulata, sest et Jeremia ütles, et vangi peate minema. No nii, siis mis seal linnas veel on? Nad ei räägi õigust, keegi neist ei kahetse oma kurjust, et ta mõtleks, mis ma olen teinud. No inimesed on niimoodi, et me näeme praegu ka, et ega kui ikka elatakse, tead, niimoodi, niisuguse oma tahtmise järgi, no tehakse, mis tahetakse, vahet ei ole, ülbelt ja absoluutselt tegelikult, ütleme, mingisugust niisugust, ütleme, jumalakartuse mõtet ei ole. Ma mõtlesin, et kas ma selle Jeremia raamatu ühe lehe, vahet ei ole, loen niisama, on meeles neid asju küll. Siis on, teate, üks suur probleem on, tead milles? Vaata, kui ma jumala tundmisest räägin, 7. salmi lõpp, aga minu rahvas ei tunne issanda seadust. Rahvas ei tunne issanda seadust. Ja see on väga tegelikult tõsine probleem. Ja sellepärast, vaata, nad on põlanud issanda sõna. Ja mis tarkust neil võib olla? Kallid, vaata, paljud palvetavad oma laste pärast. No ütleme, ja vaata, kus on laste koha pealt öeldud asju, minul on, vaata, kuna on lapsed ja lapselapsed, siis lähed vahest ikka väga täpseks, nagu tead, niisugune tunne, et siin ei tohi nüüd väärtada. Sest et nagu oli see veresöömisega, et su laste käsi käiks hästi, siis ma ütlesin, selge, ma ei tohi nalja teha selle asjaga, et sest et see on väga tõsine issanda hoiatus, aga seal samas on niimoodi, et Hosea 4:6, kus on räägitud, et kui sa unustad issanda seaduse, kui sa paned lõdvalt selle koha pealt, siis issand ütleb, ma unustan su lapsed. Aga kui issand unustab mu lapsed ära, ja siin me oleme omavahel, kes me oleme siin rõõmu tundnud, et issand, ei ole me lapsi unustanud. See on ju super, aga me ei tohi issanda seadust unustada. Osad on niimoodi, tead, mis need abielud ja elavad vabaabiludes ja püüavad õigustada ja neid värke ja kes on ise, tead, nii pühad, et manitsevad siin teisi, tead, et hoia eest vahest. Ja ise paneb täiesti mööda. Ja siis on kogu aeg palvesoov laste pärast. Et palveme laste pärast. Mis jama, ma olen vahest mõtelnud, et aga kuidas Jumal ütelnud on, et ma unustan su lapsed. Ja vaata, kui sa ei tee asju korda, sina pead tegelikult asjad korda tegema, et Jumal, ütleme, et pöörduks jälle sinu poole ja ka sinu laste poole, sellepärast see ei ole absoluutselt naljaasi. Sest nad ühesõnaga, nad on põlanud issanda sõna. Ja mis tarkust neil võib olla, kui sa issanda sõna põlgad? Nad ravivad pinnapealselt, 11 salm lõpeb sedasi, ütlevad rahu, nad püüavad kuidagi ikka olla sellel, aga issand ütleb, et kui tuleb karistusaeg, vaata, täna ma ütlesin, meil on veel armuaeg. Tänasime siin enne ütlust, et meie president on paar korda seadust tagasi lükanud, et meil on nagu üks armuaja pikendus on praegusel hetkel, eks. Aga kui tuleb karistusaeg, siis kõik ei komista, aga oma karistusajal nad komistavad. Vaata, on üks kategooria, kes siis komistavad. Ja nad lähevad kurjusesse 9. peatüki 2. salmi lõpp. Aga mind nad ei tunne. Ma räägin täna Jumala tundmisest. Igaüks 4. salm petab oma ligemist, aga tõtt ei räägita. Nad on harjutanud oma keele valetama ja patustama. Nad on võimetud pöörduma. Surve peale, pettuse peale, nad tõrguvad mind tundmast. Vaata, kogu aeg on see Jumala tundmise küsimus. Tappev nool, 7. salm, on nende keel, mis räägib valet. Suuga räägitakse oma ligemisele rahust, aga südames varitsetakse teda
ja sellepärast on see niimoodi, et meil on praegusel hetkel on ju rahuläbirääkimised justkui käivad, kõik ootavad, et tuleks rahu, et kes selle rahu teeks, et millised ta on. aga praegu on nii palju nagu näha sedasi, et nagu niisugune valvamine käib, et saaks selle rahu niimoodi teha, et ikkagi saaks selle teisele ära teha. No ei ole plaanis rahu teha. Kui rahu teha, siis no teeme rahu, tead, eks. Lõpetame jama ära, tead, eks, ja teeme rahu. Aga kui sa ei taha, kui sul on lihtsalt selline, et sa räägid rahust, aga mu südames varitsetakse, no praegu olid ju vahepeal niimoodi, et me tegime selle Minski lepingu või mis sa siin räägid, aga me ei mõtelnudki neid täita, me lihtsalt tahtsime aega võita. Ei häbene seda ütelda ka pärast seda, et meil oligi niimoodi, oli plaanis lihtsalt, et meil oli niimoodi plaanis, et teeme küll, aga aga tegelikult ei tee ka. Ja niimoodi elab see maailm praegusel hetkel, lihtsalt sellises mõttes. Nüüd läheme 9. peatükk ja siis on 11 salm. Kes on tark mees ja mõistab seda ning kuulutab, mida issanda suu on temale rääkinud. Ja siis ta räägib sedasi, et miks maa hukkub ja hävib kõrbe sarnaseks, kus ükski ei käi. Ja issand ütles, sellepärast, et nad ülgasid mu seaduse, mille ma neile andsin, ega kuulanud mu häält, ega käinud selle järgi, vaid käisid oma südame paadumuses ja järgnesid paalidele, nagu nende vanemad olid neid õpetanud. Teate, vaata, Jeremia raamat räägib sedasi sellest ebajumala teenistusest ja kui me loeme seda, üldiselt loed seda Jeremia raamatut, ikka ebajumalad ja jääb nagu üsna leebekeseks see lugu lugedes, et palju me neid ette suudame kujutada, eks. Aga loe Joosia usupuhastust. See kõrvuni oli neid ebajumalaid. Saalomonist pihta ja kuidas ta hävitas neid. Ta hävitas neid Iisraeli aladel, mis oli ennem juba vabaduse kaotanud maa, eks, ja ta hävitas neid juuda aladel. See oli kohutavalt, need olid templis ja igal pool ja väravates ja kohtades ja see on siuke loetelu nendest ebajumalatest. Ja sellepärast, siin me loeme niimoodi, et Jeremia nagu viitab sellele. Vaata, Jeremia hakkas saama seda sõna ennem natukese, kui Joosi hakkas oma usupusatust tegema, tegelikult kui nad leidsid seaduse raamatu üles ja mitte Jeremia raamatut ei leitud, sest see polnud ju siis veel kirjutatud, eks. Jeremia sellel ajal alles rääkis, eks. Aga seal olid need, 5 Moosese raamatut ja neid oli lugeda. Ja siis Joosia ütleb, et kuidas on, et küsigi Jumalat, et millal see häda ja õnnetus meile kaela nüüd tuleb, kuidas me elanud siin oleme, eks. Ja sellepärast on see nii, et nii. Ja aga nüüd lähen sedasi 22 ja 23 salmid loeme ära ja siis lõpetame selle Jeremiaga praegu. Ta ütleb issand, ärgu kiidelgu tark oma tarkusest, ärgu kiidelgu vägev oma vägevusest, ega rikas oma rikkusest, vaid kes kiitleb, kiidelgu sellest, et ta on arukas ja tunneb mind. Ja sellepärast ma, kallid, räägin Jumala tundmisest. Ja sellepärast on see niimoodi, et hea küll, päästetud me oleme, mis on tähtis? Evangeeliumi kuulutus on tähtis, teeme midagi ikka kangesti edasi. Ei, vaata, Apostel Paulus Philippi kirjas ütleb sedasi, ma arvan kõik pühkmeks evangeeliumi kuulutamise vastu. Ütleb nii või? Ei, ta ütleb Kristuse tundmise vastu. Olgugi, et ta oli evangelist, aga ta ei seadnud seda esikohale. Ta seadis esikohale Jumala tundmise. Ja sellepärast on see niimoodi, kui sa Jumalat ei tunne, siis sa võid üks omamoodi evangelist küll olla siin maailmas, eks. Sa oled ju siis sellise evangeeliumiga, et ise arvad ja ise teed. Aga kui sa Jumalat tunned, siis sa teed tegelikult nii, nagu Jumal arvas ja ütles. Ja sul ei ole mingit probleemi, isegi kui Jumal pani su vanglasse, kirjutad sealt kirjakesi ja mõjub hästi evangeeliumina. Ja mingit probleemi ei ole nagu selles. Ja sellepärast, ja sellest, see Paulus just ütleb sedasi, ma arvan kõik pühkmeks ja ma tahan õppida teda tundma. Vaata, see on tema selline eesmärk, selline tõeline eesmärk ja sellepärast täna tead, nagu sellise rõhu panen ka selle asja koha pealt, et kallid, see peabki tegelikult meie elus nagu selliseks tõeliseks eesmärgiks olema, et õpime Jumalat tundma. Ja nüüd, aga see nõuab teatud sellist pingutust ka. Ja see on erinev eri aegadel, väiksed siuksed pildid veel lõpetuseks ütlen, et näiteks oli Noa aeg, milline oli Jumala ilmutus? Laevaehitus, kuidas kambrikes ehitada ja kuidas pigitada, eks. Ja mul isa õppis elektrikuks, eks, omal ajal, nõukogude ajal õppis elektrikuks ja ütles, et kui ta elektriku eksamit tegi, siis üks mees oli eksamikomisjonis, kes midagi muud ei osanud küsida, et kuidas elektripostisid tõrvata. Tema oskas seda küsida ja siis ta rääkis sellest asjast, eks. Ja siin oli täpselt aeg ka, et kuidas seda laeva ikka pigitada, et ära jupuks, et suur õputus tuleb. Ja see oli ilmutus Jumala käest. Ja väga vajalik ilmutus, eks, ja meil ei tuleks nagu pähegi sedasi, et mingid laeva pigitamise õpetust oleks meil vaja, et mis puust ja milliseid kambrikesi teha ja kuidas, eks. Aga see oli maksimaalne ilmutus sellel ajal. Ja teate, kui huvitav aeg. See oli ühele inimesele
jumala ilmutus, teistel ei olnud mitte midagi. teised niisama elasid, kuidas elasid oma pattudes ja pimeduses ja kurjuses. aga ühel mehel on jumala ilmutus, laev tuleb ehitada, korralikult tuleb ehitada, pere tuleb laeva võtta ja no ja loomad tulevad ka veel ja tuleb meil niisugune sõitmine. No Abramil tuleb oma selline ilmutusaeg, eks, ta lihtsalt läheb seda teed, kuhu issand teda kutsub. teised märkavad, et kuule, sinuga on Jumal. ta elas tegelikult selles Jumala ilmutuses, paganad teevad temaga seal lepingud, eks, et temaga, Iisakiga samamoodi. ja sellepärast, kallid, nii see on, et ja Jakob on selline samamoodi, kes ühel hetkel, kui ta issandaga kohtub ja Iisraeliks saab, siis ta, kui seal kepinajal käib, siis ta on nagu sellises tõelises juba tegelikult Jumala ilmutuses. Ja nõtrusest saab vägi täie võimuse. Ja sellepärast, kallid, ma ütlengi, et vaata, Jumalat tunda, nad täna, kui selle jutu juures oleme, ei aita meid aeg, eks. Paljud asjad meid ei aita, mis olid siis. Vaid ei aita meid Moosese telgi ehitamise aeg. Me võiksime õppida ära, et kuidas seda kõik ehitati, mis värvid ja palju neid aasasid sinna teha tuleb ja palju kihtisid sinna kokku panna, aga ei ole seda vaja praegusel hetkeks. meil on midagi praegusel hetkel on vaja ja sellepärast on see niimoodi, et me vajame tegelikult nagu seda, mida praegu Jumal tahab anda meile praegu, mida Jumal on praegu tegemas. Ja sellepärast ja kallid ja lõpetan nagu sellega, et kohutav on tegelikult, kui Jeesus hoiatab ja räägib sedasi, ütleb 10 neitsit ja 5 ütleb, et ma ei tunne teid. Või need, kes seal tegid suuri tegusid, et minge ära, mu juurest ülekohtu tegi, et ma ei tunne teid. Ja sellepärast on see niimoodi, et väga, väga tähtis on tegelikult issandat tunda. Ja sellepärast ei olla kindel tegelikult, et issand tunneb meid. Siin ei saa olla, ütleme, sellist kahtlust, et vaata, meil peab olema nagu see selline jumala lapse tunnistus ka kindel, kas oled jumala laps? Sa ei saa ütelda, ma ei tea, tead. Oled või ei ole? Sellepärast, et vaata, sa pead tegelikult olema kindel selles, kelle oma sa oled, kellele sa kuulud. Ja sellepärast on see niimoodi, et need asjad tuleb nagu ära lõpetada, siukses mingisuguses segaduses ei tohi olla nagu selle koha pealt. Ja teate, kallid, mis on veel? Et Jumal tunneb omasid. Aga teate, kes veel tunneb? Saatan ka tunneb. Eks vaata, Paulust ma tunnen, Jeesust ma tean. Aga kes te skeuapajad siuksed olete? Ma teid küll ei tunne. Tead, et Jumala omad oleksite. Vaata, kuidas saatan tunneb tegelikult Jumala omasid. Ja vaata, Jumala omasid puutuda ei saa. Ajad on ümber tehtud ja Paulusega ma ka ei saa midagi seal tegelikult teha, et ainult selles piires, mida tegelikult on Jumal lubamas. Ja sellepärast see Jumala tundmine on selles mõttes on nii tähtis. Jumal tunneb nime pidi meid. Näed, täna ülistuseski läks nagu see asi sinna kohta. Mu käest on küsinud üks meie Riia vend, see pastor Vladimir küsib mu käest, Toivo ikka, kas oma laste nimesid kõike tead, et ikka üsna mitu neid, et ma ütlesin, et tean ikka küll ja aeglasemalt loed neid nooremaid, et kõik erailusest ütelda. Aga vähemalt tead nagu kõike, ma poegade nimesid ikka neile tean, vahest rääkides lähevad segi. Jumalal ei lähe segi ka, ta tunneb tegelikult, me oleme tuntud talle. Ja sellepärast on see nii, et ja tead, see on muidugi selline, niisugune, mina ei oskagi ütelda, mis asi see on. Vaata, ta teeb praegu siin. Enam-vähem vist, oskaks teile kõigile nimed ka panna. Tead, eks, ma lihtsalt täitsa niimoodi mõtlen. Suhteliselt paned nimed ära igale ühele. Ja teate, ja need, kes arvama nägu näitavad, vahest ikka tükk aega paned nime. Ja siin on niimoodi, et kui mõnele sünnipäeva õnnistust palud, kes see oli, kellele te siin õnnistust palusite? Me oleme teinud ikka täitsa kitsa plaani, et ainult, kes on päris kirjas, et nendele üldse palume. Aga vaata, kui tundmatuks tegelikult võib jääda ja sellepärast on niimoodi, et vaata, meie nagu kaotame nagu ära. Me oleme tegelikult Jumala moodi. Jumal räägib ju ka, et ma unustan su lapsed. Ma unustan. Muidu, et Jumal on siuke, et ei unusta. Aga ta otsusega unustab. Vaata, kes nagu pildis ei ole, ongi nagu selline lugu. Ja sellepärast on see nii, et kallid, väga, väga tähtis on see selline lugu, et me teeksime Jumala seaduse järgi. Siis oli üks niisugune mõte veel, oli täna näiteks, et tuli äkki niisugune sõna nagu meelde, et vanasti oli nii, et kui abielluti, siis öeldati, et sai tanu alla. See oli tähtis asi. Vaata, meil ei ole sedasi, et peakatte, et ütleme, vene usklike hulgas on, et rätt pähe, et oled abielus ja ilma rätita oled vaba tüdruk, et siis kõik on aru saada, et kes on kes, eks. Et ja siis, et ingliste pärast veel ja ütleme, et kui piiblist lugeda on neid momente sedasi. Aga siis ma mõtlesin, et vanas niisuguses Eesti kombestikus oli ka, see tanu alla saamine oli tähtis.
seal ei olnud mitte mingisugust kahtlustki, et vaata, see seisus kohe nagu tekkis, kuhu sa nagu said. Ja sellepärast on see niimoodi, et no ja kui seal alles hiljuti rääkisime, et seal Abraham seal oma Saaraga ja ei ütle, tead, et abielu naine on, tead. Et vaata, milline vahe on tegelikult, on vahe, kas on vaba või ei ole. Ja see maailm on niimoodi, et noh, kas oli üks Norra usklik õde, kes nägi ette, et inimesed hakkavad elama vabalt justkui abielus. Noh, ütleme sellises mõttes ja noh, ütleme kõiki perverssusi, mida hakatakse näitama, salajasi asju, mida telekates hakatakse näitama, mida ja kõike sedasi. Ja sellepärast vene keeles on see isegi see tanu alla saamine on öeldud, et see on nagu pat venets, et nagu selle pärja alla, nagu nad tõlgivad, nagu ma vaatasin, et kui lihtsalt see tõlkega lükatakse seda kokku, et see tanu justkui nagu selle pärja saad endale pähe. Ja sellepärast, kallid, nii see on. Et vaata, me elame mingisuguses ajas ja sellepärast aidaku meid Jumal, et nagu mõista praegu seda sellist aega, kus me oleme. Ja sellepärast on see niimoodi, et me vajame tegelikult aja mõistmiseks, vajame seda, mida Jumal on praegu tegemas, mida ta teeb. Ja sellepärast ta on ju elav Jumal, ta tegutseb, ta räägib ja sellepärast on kallid ja siis me tegelikult mööda ei pane. Mõned, niisugune lõpunäited veel räägin. Vaata, keerulised asjad, ma ei hakka rääkima siin, ütleme sellest Sarli köögist või kellest siin räägitakse või kirkest või kuidas me siin eesti keeles nimetame, eks. Et siin on praegu nii, et ühed räägivad on hea, teised räägivad halb, niisugused vastastikused jutud selle mehe koha pealt, noor mees, kes nad mõrvati seal Ameerikas ja tekivad need asjad. Ja ongi tegelikult on niimoodi ja meie lõpuni kõik asju ei tea ja lihtsalt ongi need asjad on nii. Aga ja ongi niimoodi, et ja teatud asjades me ei saa sekkuda. Vaata, kui sõda on, lihtsalt ütlen selle koha pealt, selles riigis, kus sa elad, kuningas kutsub sind sõtta, sa minema pead, sul pääsu ei ole. Ütleme, et siin ei ole mitte midagi teist ei ole ja sellepärast on, kes on Vene poole pealt sõjas, kes on Ukraina poole pealt sõjas. Kui sa oled sõduriks kutsutud, siis sa lihtsalt pead seda tegema, Samuel juba rääkis, kuninga valid endale, siis selle asja saad, jooksed seal sõjavankri ees ja naised pannakse ka seal asju tegema, ütleme, et elu läheb nagu selliseks. Aga vaata, me elame siin selles maailmas ja vaata, need võidud ja värgid annab Jumal. Ja vaata, küll mulle meeldib sedasi, et piiblis on niimoodi, et Iisraeli riik läks kaheks, et Juuda ja Iisrael. Ja siis nad vahepeal on omavahel sõdimas. Vahepeal on võit ühele, vahepeal on võit teisele. Ei ole niimoodi kindlalt, et Iisrael võidab või Juuda võidab kogu aeg, Juuda ikkagi püham, et seal tempel ka, alati nemad võidab, ei kaugeltki mitte nii. Vahest võitsid nemad, vahest on Pearu üleval ja Andres all ja vahepeal on vastupidi. Kogu aeg on nagu see selline niimoodi, et täpselt kuidas nagu seda asja lubatakse. Ja sellepärast on kallid niimoodi. Ja võta sa siis kinni, mis siin on praegusel hetkel maailmas toimumas, kes siis peale või alla jääb. Sa pead Jumala poole peal olema, et ainult nagu see asjale pihta saada. Kui oli teine maailmasõda, Hitler läks oma suurte Barbarossa plaanide ja värkidega, millega ta läks seda maailma vallutama ja tegema, ütleme, et kurjad plaanid ja asjad, enamuses me mõistame, olgugi, et juba vahepeal hakatakse rääkima, et ilusad plaanid olid praegusel ajal. Aga olid ikka koledad plaanid. Ütleme, et väga lähedane üks suur kõrge ohvitser hakkas talle vastu, kaotas oma elu. Tema tütar on olnud isegi me palvelas, kunagi käisime Rootsis, ma mõtlen seda Rosmarit, kes Aglõud tegi. Hitleri ristitutar on olnud siin meie palvelas. Kellele, kui ta seda tüdrukut ristiti, siis Hitler tuli ristisaks, tuli sedasi. Isa hakkas vastu, ütles, et kuule, et see on jama, millega sa mees tegeled. Ühest advendimehest, ütleme, et on see lugu, ütleme siin, tema raamatut on ette loetud internetis ja et ta on advendimees, tahab puhta südamega olla, tahab oma söögiseadusi pidada, tegelikult oma südamest ta igatseb, et Saksamaaga kaotaks. Ütleme, sõdurina igal pool kuuled, et alati me võidame ja kõik on alati meie võit, see on selline, sest lõpuks, kui jõuti kuskil juba, kui kuulsid teisi uudiseid ka, et kuule, et ikkagi Saksamaa on juba tegelikult kaotamas, endale ta tegi puupüssi ja selle revolvri taskusse sellise ja nagu sellise ja vaata see, ütleme, kuidas ta tegelikult nagu sellises olukorras, kus sa keelduda ei saanud sõjaväeteenistusest, aga sa võisid Jumala poole alati valida. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen, aga selleks on vaja tunda Jumalat. Et üldse nagu asjadest aru saada. Ja see on praegu täpselt nii. See on täitsa kindel. Ühelt ja teiselt poolt, kui ma mõtlen seda Vene-Ukraina sõda, palvetavad tuld ja tõrva üksteisele kaela. Kas Jumal on kahe poole peal või?
jumal on ikkagi kuskil poole peal, kuhu ta selle asja lõpuks keerab. ja sellepärast meil tegelikult on niimoodi, et vaja ära tunda Jumalat ja Jumala tahet. ja sellepärast on see Jumala tundmine, millest ma räägin, noh, see on niisugune, see on palju keerulisem asi tegelikult, et noh, et veel lihtsalt hea issi taevas, et aba issi, et oi issikene jälle, et saame sind kallistada. ei teate, kallid, Jumalat tunda on seda, et üldse praegu osata elada. Mida Jumal teeb, mida ta räägib, et mõista seda tegelikult ja sellepärast kiitus Jumalale, et see teadus, tarkuse ja ilmutuse vaimu ta meile annab ka ja vahest me lihtsalt ühel hetkel, et me teame. Amen. Tõuseme ja. Amen.